Tere! Tänane teema on kuum, tühistamiskultuur. Me ei hakka siin arvamust avaldama, vaid vaatame puhtalt allikate põhjal, mis see nähtus endast kujutab ja mis selle taga tegelikult peitub. Niisiis, meie teekond näeb välja selline. Kõigepealt proovime üldse aru saada, mida see sõnapaar tähendab. Seejärel sukeldume psühholoogiasse, kes on neid inimesed, kes tühistavad. Vaatame ka, kas ajaloost on midagi sarnast leida. Ja lõpuks, kuidas see kõik globaalselt toimib ja millised on päris tagajärjed. Okei, alustamegi siis täikse algusest. Et asjast üldse rääkida saaks, tuleb kõigepealt mõisted selgeks teha. Mis asi see tühistamiskultuur üldse on? Ja nagu kohe näha, siis ühte lihtsat vastust siin polegi. Põhimõtteliselt on ju tegu vastutusele võtmise käiks, kellegi tegude või sõnade eest. Aga see, mis teeb sellest midagi enamat kui tavaline boikott, see on just see meeletu intensiivsus. Ja siit tulebki mängu see rahvamassi idee. See on päris võimas kujund, eks ole. Näiteks näitleja Rowan Atkinson ongi seda kirjeldanud just nii, nagu digitaalne versioon keskaegsest kambast, kes otsib kedagi, keda tuleriidale saata. Ja siin läheb asi eriti huvitavaks. Vaadake, kui totaalselt erinevad on need kirjeldused. Ühel pool räägitakse sotsiaalsest mõrvast, isegi enesekannibalismist. Ja teisel pool seal öeldakse, et see on hädavajalik tööriist sotsiaalse õigluse jalule seadmiseks ja võimukandjate vastutusele võtmiseks. Okei, aga mis siis toimub kapoti all? Läheme nüüd sinna masinaruumi ja vaatame, mis on nende kõige, häälekamate osalejate tegelikult psühholoogilised ajendid. Ja esimene asi, mis psühholoogilisest analüüsist välja koorub, on see, et tegemist ei ole mingi laiapõhjalise liikumisega. Ei, tegelikult veeb kogu seda asja eest üks väga väike, aga see-eest ülimalt aktiivne grupp. Ja uuringud on selle tuumikgrupi jaoks välja joonistanud ka üsna selge isiksuse profiili. Mida me siin näeme? Sageli on tegu inimestega, kellel on jäigem mõtlemine, nad on impulsiivsemad ja mis eriti silma torkab, emotsionaalselt väga reaktiivsed ja kergesti vihastuvad. Ja see kõik toetub ühele väga konkreetsele mõtteviisile, mida psühholoog Dr. Todd Grande on kirjeldanud motoga 2 valet teevad kokku ühe õige. Ehk siis tuntakse, et neil on moraalne õigus olla agressiivne, sest nad võitlevad millegi vastu, mis on nende meelest vale. Nii et siit tulebki see oluline point. Selle grupi jaoks ei pruugi esmatähtis olla isegi mitte mingi reaalne sotsiaalne muutus. Tihti on asi pigem isiklike vajaduste rahuldamises. Leida kuuluvustunnet, saada grupi staatust või lihtsalt ühiskonnale kätte maksta, mis on neid justkui kõrvale tõrjunud. See pilt toob meid tagasi selle rahvamassi idee juurde. Aga kas see on tõesti midagi täiesti uut, mis sündis alles internetiga? Vaatame korraks ajalukku. Selgub, et hirmul masside ees on tegelikult päris pikk ja huvitav taust. See hirm pole üldsegi uus nähtus. See tekkis juba 19. sajandil, kui eliit nägi, kuidas linnadesse koonunud rahvahulgad muutusid uueks poliitiliseks jõuks. Ja siis tuli Gustav Le Bon oma teooriaga, et rahvamassis muutub inimene justkui irratsionaalseks barbariks. Ja täna kleebitad see täpselt seesama 19. sajandi idee külge digitaalsele rahvamassile. Aga ajaloolased on seda asja uurinud ja leidnud, et Le Boni teooria tegelikult ei pea vett. Päris rahvahulgad, näiteks 18. sajandi toidumässajad, ei olnud mingid kaootised märatsejad. Ei, nad olid tihti üllatavalt organiseeritud ja neil olid väga konkreetsed eesmärgid. Ja siit jõuamegi tänapäeva paralleelini. Väidetakse, et mõiste tühistamiskultuur toimib täpselt nagu see vana rahvamassi silt. See on justkui retooriline trikk, millega saab kriitika kohe eos irratsionaalseks rünnakuks tembeldada. Ja mis on tulemus? Sa ei peagi tegelema kriitika sisuga. Okei, aitava ajaloost tuleme tagasi tänapäeva. Vaatame asja nüüd hoopis teise nurga alt. On olemas teooria, mis ütleb, et tühistamiskultuur on tegelikult üks suur globaalne staatuse mäng. Ja see mäng käib läbi protsessi, mida nimetatakse intensiivistumiseks. Kuidas see töötab? Alguses võtakse sihikule ilmselged patuoinad, kelle tegude hukkamõistus on kõik ühel meelel. Aga siis hakatakse latti aina kõrgemale tõstma. Lõpuks piisab juba ühte valesti sõnastatud säutsust, et sattuda tule alla. Mänguväli laieneb pidevalt. Ja see pole enam ammu mingi Ameerika-sisene asi. Seda peetakse lausa Ameerika uusimaks kultuuri eksportiks. See levib üle maailma, sest mujal riikides hakatakse jäljendama Ameerika arvamusliidrite seisukohti, et ka ise sotsiaalselt kõrgemale pulgale tõusta. Ja kui irooniline see kõik olla võib?
Siin on üks suurepärane näide Hollandist. Seal tehti uudistevideo, mis käsitles tühistamiskultuuri. Ja mis te arvate, mis juhtus? See video tühistati ise ära. Põhjus? See oli väidetavalt oma sihtmärkide suhtes liiga sümpaatne. Aga nüüd tuleb kõige huvitavam osa. Enne kui see maha võeti, oli see video kogunud, kuulage nüüd, üle 176 000 vaatamise. Ja tagasiside oli valdavalt positiivne. See näitab, kui suur võib olla lõhe selle väikese aktivistide grupi ja laiema avalikkuse arvamuse vahel. See Hollandi näide ongi ideaalne sissejuhatus meie viimasele teemale. Millised siis on selle kõige reaalsed tagajärjed? Ja nagu selgub, on see maailm täis vastuolusi ja ootamatusi. Asi on selles, et tulemused on tihti täiesti paradoksaalsed. Mõnikord muutub kogu see tähelepanu sihtmärgi hubis populaarsemaks, samal ajal andab see ka päriselt ohtlikele tegelastele võimaluse igasugune kriitika lihtsalt tühistamiskultuuriks tembeldada ja õlgu kehitada. Ja mis kõige olulisem, selline lähenemine jätab harva ruumi arenguks, dialoogiks või andestuseks. Ja see kõik jätab meid õhku rippuma ühe suure küsimusega. Kas me näeme siin uut ja vääreliku vastutuse võtmise vormi või on see hoopis see sama vana rahvamassi joovastus, mida juba 19. sajandil kardeti, lihtsalt uues digitaalses kuues? Ja sellele küsimusele vastuse leidmine, see ongi väljakutse, millega me kõik täna silmitsi seisame.